tähendust võib vaadata läbi selle, et igal tööl on sügav tähendus ja inimene peaks ise oma tähenduse üles leidma ja see on absoluutselt õige. Aga kahjuks ikkagi väga-väga paljude töötajate igapäevane töötähendus on pigem palga teenimine. Mis siis tähendabki seda, et inimene tunneb, et tööl käimine tähendab palga teenimist, aga samal ajal sina juhina oled ta tööle võtnud. Järelikult ta käib tegelikult muu hulgas ka sind siin aitamas ja tema tööl käimine tähendab sulle midagi. Ja üldjuhul ta tähendab midagi positiivset, aga kas sa oled seda talle öelnud, kas sa oled talle seda näidanud? Ja läbi nende 6 harjutuse, mida me just läbi käisime, sa saad tegelikult tekitada temast seda tunnet, et tegelikult sinu siil käimine läheb mulle korda. Mulle läheb korda, mis su motivaatorid on. Mulle läheb korda, kuidas minu enda juhtimisstiil mõjutab sind. Mulle läheb korda, mis meie meeskonnas toimub, kas kokkulepped peavad. Mulle läheb korda, et sa ei tunneks ennast ahistatuna siin. Mulle läheb korda see, et sa tunneksid ennast edukana ja sa saaksid piisavalt tagasisidet ja mulle läheb korda ka see, kes sa oled. Mitte sellepärast, et seda kuidagi ära kasutada sinu vastu, aga lihtsalt, et kes sa oled, meil on lihtsam siis koostööd teha. Kindlasti läheb selle inimese tööl käimine korda tiimile, mis loob seda tähendust ja alles siis tuleb väljastpoolt organisatsiooni keegi, kelle elu paremaks muudetakse ja ühiskond laiemaks, mis kindlasti teie organisatsiooni puhul on väga-väga selgelt tunnetatav tähendus. Aga igapäevane tööl käimine kahjuks alati ei meenuta selle maailma päästmise tähenduslikkust, aga läbi selliste võtete või analoogsete võtete sa saad seda oluliselt tähendusrikkamaks muuta igapäevaselt ja need töötajad, kes seda tähendusrikkust tunnevad, kindlasti ka oma töökohta rohkem hindavad ja on valmis ka selle nimel rohkem pingutama.